Miks ma poisi ja papaja kirjutasin? See on hea küsimus, et ma tegelikult arvasin, et ma olen pensionäride ja surma teemaga nagu lõpetanud, sest nii pensionärid kui surm esinevad mul päris ka mitmes varasemas raamatus. Aga siis ma mõtlesin ühe oma perekonnaloo peale. Ja see lugu on väga lihtne, et minu vanaema lahkus enne vanaisa. Ja mu vanaisa, kes tõenäoliselt pelgas kangesti jääda üksinda või tunda ennast üksinda, ütles mulle üsna kohe pärast vanaema surma, et tuu poiss siia, ära sa arvaku, et ma toime ei tule. Ja ma usaldasin teda ja ma viisin talle siis oma tookord lasteaiaealise poja väga sageli hoida. Ja sellest kujunes üks väga-väga eriline suhe. Ja kui ma selle loo peale mõtlesin, siis ma sain aru, et see ei ole lihtsalt meie perekonna lugu, vaid see on universaalne lugu, mille sarnast võivad rääkida väga paljud perekonnad ja väga paljud ka unistada sellisest loost. Et meil oleks neid vanavanemaid või vana-vanavanemaid nagu minu peres, kes oleksid laste jaoks olemas. No ja siis ma mõtlesin veel kõigi nende laste peale, keda usaldatakse lasteasutuste, ma mõtlen koolide ja lasteaedade ja koguni interneti kätte väga meelsasti ja väga kergekäeliselt. Ja hoopis vähem jääb aega vanavanematega olemiseks. Ja mul hakkas nagu kurb. Siis ma mõtlesin nende vanavanemate peale, kes on üksi oma maakodudes või alevikorterites ja ootavad neid lapselapsi. Ja mõnikord on takistuseks kaugused, mõnikord isegi tänapäeval keelebarjäärid ja mõnikord ka lihtsalt usaldamatus. Ja ma tahtsin kirjutada seda universaalset lugu ühe vana inimese ja väga noore inimese suhtest. Ja kirjutasin. Ja see papa selles raamatus on täis rõõmu ja usku, et kuigi elu toob ette igasuguseid asju ja väga kurbi asju, nagu näiteks tema kaasa lahkumine, et ta leiab alati põhjuse tunda rõõmu ja tunda elust mõnu. Ja sellest saigi üks selline elu jaatamise ja elurõõmu tundmise ja põlvkondade vahelise sideme raamat. Ma kasutan raamatus ka võru keelt. Papa ja poiss nimelt räägivadki omavahel räpina moodi võru keeles. See oli üsna selline loomulik ja orgaaniline valik, sest ka minu kodus räägitakse igapäevaselt võru keelt. Ja see ei ole nagu mingi hobi või harrastus, vaid me elame selle läbi. Igas keeles on oma maailm ja seda maailma me tahame edasi kanda ja me ei soovi, et see jääks, et meie oleksime see viimane põlvkond, kes seda keelt räägib. Niisiis ma paigutasin selle papa sinna, kus ta tegelikult ka prototüübina pärit oli, siis ka tema oli Räpina kihelkonnast pärit, nii et ma paigutasin selle papa oma mõtetes Räpinasse ja seal Räpinas on ta kortermajas, mis sageli vist tundub, et on kõige ebaromantilisem koht, kus oma raamatu tegelasi, kuhu neid elama panna. Aga ma tahtsingi siin ujuda vastuvoolu, sest lasteraamatutes papad ja mammad, vanemad ja vanaisad elavad sageli maal, kuskil romantilises talus või siis juba ka linnas. Aga et see alevi kortermaja troostitus on ka tegelikkus. Vähe sellest, väga paljud vanavanemad ongi ju pragmaatilistel põhjustel sinna elama sattunud. On see siis tervislikel või majanduslikel põhjustel, seal nad on. Nii et ma läksin siis nii-öelda oma mõtetes sinna, kus need vanaemad sageli või vanaisad elavadki. Ja kui küsida, et kes oli ja mida siis ütles mu esimene lugeja, kui see tekst valmis sai, siis oleks nagu selline nunnu öelda, et ma lugesin seda oma lastele või abikaasale või mõnele sõbrale. Aga tegelikult oli nii, et ma olin Kirjanike Liidu Käsmu loomemajas, panin sellele loole punkti ja
nagu peaaegu kohe saatsin oma kirjastajale Päikesest ja pilvest Katrinile ja Katrin, kes vist oli teel siis kuhugi raamatumessile, võib-olla Bolognasse, kirjutas mulle, luges selle lennujaamas läbi ja kirjutas mulle kohe vastu, et jah, me teeme sellest raamatu. Ta uskus sellesse teksti kohe ja hiljem seda ka teiste peal proovides ma sain aru, et see tekst töötab ja ma ei korda ennast ja ma võin jälle pensionäridest ja surmast rääkida, et see on vajalik. Ja koos me valisime ka illustraatori, mis võttis päris kaua aega. Meil oli mitmeid variante ja ka äraütlemisi. Ja Anne Pikkoviga kohtudes oli kohe selge, et see koostöö töötab ja nii ka läks. Anne oli väga põhjalik, mulle väga meeldis tema põhjalikkus. Ta küsis minu käest, küsis prototüübi kohta ja küsis selle kohta, kuidas ma näen seda raamatu tegelasi toimimas ja elamas, nende keskkondade kohta. Ta oli isegi veel põhjalikum, ta nimelt käis Räpinas jalutamas ühel suvepäeval ja püüdis sisse piiluda agendasse, kus kardinad ei olnud ees. Ta läks kinnisvaraportaali ja zoomis sisse seal müügil olevatesse Räpina korteritesse. Nii et ma olen tänulik selle põhjalikkuse eest, mis tõi väga hea tulemuse minu arvates. Ja tore on ka see, et tõesti, kui minu tekst on ehk pool sellest raamatust, siis teine pool ongi Anne pildid. Ja ma ütleks isegi, et me saime 150%, sest veel 1/3 pani juurde Kalju Orro, kes luges selle sama teksti audioraamatuks võrukeelsena. See on laste ekraanis ka täitsa kuulata ja ma väga soovitan seda teha, sest see on täiuslik, kui vaadata pilte, kuulata Kaljut ja võtta see tekst siia juurde. Kui minu elumõnu on kaotsis, siis või on nagu natuke kuskil katte all, siis mina leian seda ka nii nagu raamatutegelased uisutades, kõndides, jalutades ja sügistuules lendlevaid lehti vaadates. Ja kui mul on kiire, siis kiirtee elumõnu juurde on minu jaoks üks spordiriidet selga ja jooksuring töötab alati väga hästi. Ja kui küsida veel sellist asja, et tavaliselt elavad ju mammad kauem kui papad ja mina panin oma raamatus selle, keerasin selle olukorra teistpidi, ka elus tuleb seda teistpidi ette. Ja õigupoolest mu eelmises Luugere Juhani raamatus suri ka just vanaema, mitte vanaisa. Siis tegelikult ma ju tean, et sageli või enamasti on ikkagi just vastupidi, et need mammad jäävad ellu ja papad surevad enne. Ja ma olen ka päris palju mõelnud, et miks see nii on. Ja mulle tundub, et üks vastus või üks võti on elurõõmus, elus mõnu tundmises, väikestes asjades. Ja üks teine võti, võib-olla see on kummaline, aga ma tõesti arvan, et see on nii, et inimesed, kes julgevad võtta vastutust ja elada julgelt oma elu, et need elavad kauem. Nii et ja mõnikord oskavad seda vist mammad natuke paremini. Ja ma loodan, et see raamat aitab kasvatada peale neid papasid, kes julgevad võtta vastutust, elada oma elu rõõmsasti ja saada pikk elu koos oma lapselastega. Et sellised mõtted. Ma tahaksin lugeda ka ühe väikese lõigu raamatust ja see on lõpupoole ja räägib sellest, kuidas papa ja poiss käivad surnuaiapühal. Ma loen sellest pool. Alguse siis. On suvine surnuaiapüha. Poiss ja papa jalutavad ühe haua juurest teise juurde. Sellesse surnuaeda on maetud mamma, palju nende sugulasi ning papa ja mamma sõpru. Aeg-ajalt nad tervitavad mõnda elusat inimest ja ajavad natuke juttu. Mõnel kalmul on pink, siis nad istuvad, puhkavad jalgu ja papa räägib, kes sinna maetud on. Äkki märkab poiss midagi hirmuäratavat. Mööda surnuaiateed sõidab roostes jalgrattaga Luugere kõht mees. Tal on pikk must kapuutsiga mantel seljas ja vikad õlal. Ta näeb välja nagu surm suure vennaga vaadatud õudusfilmis. Poiss jõlitab tardunult, kuidas papa rõõmsa hõikega surma peatab ja kuidas nad mõnusasti juttu puhuma hakkavad. Tuleb välja, et vikatiga mees ei olegi surm, vaid hoopis papa koolivend. Nad on oma klassist viimased, kes veel elus on.
Papa ja mees kiitlevad mõlemad oma hea tervisega ja hüvasti jättes lubavad kumbki teise matustel ära käia. Vett näküs on mõlema viimased sõnad enne, kui koolivend sugulase aia taha vikatiga heina niitma sõidab.